Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Aliinega. Täna oleme kaunis Caesarea Maritimas, mis on üks ilusamaid paiku kogu Iisraeli maal. Kuid siin elasid ka mõned piibli ajaloo kõige kohutavamad mehed. Lähme koos avastama kuningas Herodese paleed. Näeme, kus elas Pontius Pilatus ning siseneme äsja avastatud Pauluse vanglasse, et teada saada, mida ta tegi selle linna maa-alustes käikudes. Ja selleks, et täna see ilus ja kohutav seiklus ette võtta, on meil üks eriti eriline külaline. Nii et kõik, öelge shalom! Minu isa, Jorge! Aitäh, Aliine! Shalom, sõbrad! On suur rõõm olla taas sinuga. Kui te olete valmis, siis alustame. Caesarea Maritima. See ehitati üle 2000 aasta tagasi, veidi rohkem kui 2000 aastat tagasi, kuningas Herodes Suure poolt. Täpselt, suur on natuke kummaline nimi nii verisele inimesele. Herodesi lugu on täis tapmisi, nii teiste kui ka tema enda perekonna seas. Me mäletame piibli lugu, kui Jeesus sündis Betlemmas ja Herodes käskis tappa kõik selle piirkonna poisid. Aga on ka tõestatud lugusid Herodesest, kus ta tappis osa oma perekonnast. Ta tappis 2 oma poega, oma naise ja hiljem ka oma ämma. See tähendab, et ta oli tõesti kohutav ja verine mees ning just tema rajas selle ilusa linna. Ja Herodes rajab selle paiga paganliku linnana. Eesmärgiga rajada Caesarea. Olla ebajumala kummardamise keskuseks Iisraeli maal. Ja me näeme seda väga selgelt selle linna arheoloogia kaudu. Herodes täidab kogu linna kujude ja kummardamiseks mõeldud piltidega. Ja vaadake näiteks selle jala suurust. Ja nii saame ainult ette kujutada, kui suur oli algne kuju. Ja mitte ainult kuju, ta ehitab siia ka paganlikke templeid. Peamine paganlik tempel Caesareas oli pühendatud jumalanna Roomale ja Augustusele. Ja kogu Caesarea elu, kogu selle igapäeva elu keerles Rooma elu ja paganluse ümber. Mitte ainult otseses ebajumala kummardamises, vaid Herodes ehitas siia ka teatrid paganlike etendustega ja kohad kaarikuvõistlusteks. Siin toimusid ka gladiaatorite võitlused, vannimajad, täiesti alasti inimesed. Ja nüüd tahan ma teid viia tutvuma sellega, mis oli Herodese Caesarea süda, tema paleega. Ja siin Vahemere ääres ehitab kuningas Herodes oma palee puhkuseks. Jah, peamine palee, kus kuningas Herodes tegelikult elas, asus pealinnas Jeruusalemmas. Kuid ta ehitab siia veel ühe palee. Meil on isegi kirjalikud allikad, mis kinnitavad, et see oli Herodese lemmikkoht elamiseks. Nii nagu tänapäeval on mõnel inimesel maja mere ääres, oli ka kuningas Herodesel. Tol ajal siin mere kaldal mitmekorruseline hiigelpalee, kuhu me nüüd sisse läheme. Noh, sõbrad, vaadake, kui ilmse koha Herodes valis oma palee jaoks, see on imeline paik. Ja vaadake, palees oli siin see bassein ja keskel saar koos paganliku kujuga. Ja vaadake veel neid säilinud mosaiike ja tol ajal väga luksuslikud. Ja sellel erapaleel oli 2 korrust.
see, mida me näeme, on lihtsalt alumise korruse säilinud jäänused. Aga seal oli kogu tolle aja luksus. Kuid midagi juhtub. Mõned aastad pärast kuningas Herodese surma Juudamaad hakkavad valitsema paganlikud roomlased. Ja nüüd üks paganlik roomlane, kus sa arvad, et ta tahab valitseda? Jah, mis juhtus aastal 6 pärast Kristust. Kujuta ette, kui palju aega. Roomlased viisid pealinna Jeruusalemmast siia, Kaisareasse. Täpselt. Neile, kes ei tea, Kaisarea oli sajandeid Juudamaa pealinn ja hiljem ka kogu Iisraeli pealinn. Ja see palee ei olnud enam lihtsalt kuningate suveresidents, vaid sellest sai valitsuse peakorter. Ja siin elas ka veel üks kohutav mees. Ja just seda ma tahan teile näidata. Lähme edasi. Lähme. Üks neist Rooma kuberneridest, kes siin elas, kandis nime Pontius Pilatus. Ja me tunneme teda väga hästi, samuti tänu Piiblile, sest tema oli mees, kes mõistis Jeesuse üle kohut ja mõistis ta risti surma. Pontius Pilatus elas sõna otseses mõttes selles palees, just siin, kus me praegu kõnnime. Ja arheoloogia kinnitab seda meile, sest selle koha väljakaevamistel siin Kaisareas leiti see kivi. Originaal on nii tähtis, et seda hoitakse Iisraeli muuseumis. Aga siin saame näha leitud kivi koopiat. Ja siia on kirjutatud järgmist. Tiberium Pontius Pilatus Judea prefekt. See tähendab, Tiberiumi ehitas Pontius Pilatus. Prefekt, see tähendab Juudamaa kuberner. Ja just seda me teamegi Piiblist. Pontius Pilatus elas siin ja ta oli kogu selle Juudamaa piirkonna kuberner. Ja siin öeldakse, et ta ehitas Tiberiumi. Mis on Tiberium? Meil pole õrna aimugi. Nime järgi saame aru, et see oli mingi ehitis siin Kaisareas, mis oli pühendatud Tiberiusele, kes oli tollane Rooma keiser. Aga ehitise enda kohta me ei tea, mis see oli. Ja mis tegelikult oluline on see, et selles palees, kus me praegu kõnnime, elas osa ajast hirmuäratav kuningas Herodes Suur ja samuti hirmuäratav Pontius Pilatus. Aga mitte ainult hirmuäratavad inimesed pole sellest paleest läbi käinud. Siin viibis ka Paulus. Aga tema lugu selles paigas algab tegelikult hoopis kaugel siit. Kui Paulus oli oma missioonireisidel aastaid, rändas ta rahvalt rahvale, linnast linna, kuulutades evangeeliumi. Kuid mõne aasta pärast tunneb ta, et peaks minema Jeruusalemma. Aga ta teadis, et kui ta läheb, siis teda hakatakse taga kiusama. Kuid hoolimata sellest teadmisest asuta siiski teele Jeruusalemma. Ja pärast vägivaldset rahutust templis arreteerisid ta roomlased. Roomlased arreteerivad Pauluse tegelikult. Vähemalt esialgu, et teda aidata, sest nad teadsid, et ta on Rooma kodanik. Ja Paulus arreteeriti ja viidi Antoonia kindlusesse, mis on täpselt sama koht, kus Jeesust Pontius Pilatus mõistis kohut ja mõistis süüdi. Kuid Pauluse vangistus ei olnud tema probleemide lõpp, vaid alles algus. Sest sel hetkel kogunes 40 mehest koosnev rühm, et kavandada Pauluse tapmist. Ja sellepärast viivad roomlased Pauluse ööpimeduses Kaisareasse. Teda saadab 470 sõdurit.
ja hommikul jõuavad nad Kaisariasse ning Paulus viiakse valitsuse residentsi. Kus see asus? Täpselt siin palees, nagu me rääkisime. Aga täpsemalt viiakse ta sellesse ruumi, mida nimetatakse pretooriumiks, kohtusaaliks. Ja see on koht, kus kohtusid Paulus ja tollane Rooma maavalitseja Felix. Ja Felixi otsus oli hoida Paulust vangis. Ja piiblis on kirjas, et Felix käskis teda Herodese pretooriumis vangis hoida. Ja just see ongi pretoorium. Ja me teame, et selle ehitas kuningas Herodes Suur mõned aastakümned varem. Kuid kus täpselt Paulus vangistati? Paljude aastate jooksul ei teadnud keegi. Ja mina, olles aastaid siin Iisraelimaal giid, olen samuti paljusid gruppe siin Kaisarias juhendanud. Ja ma mäletan, rääkisin gruppidele, siin on pretooriumi asukoht. Ja ma võin teile öelda, et Pauluse vangla pidi olema siin lähedal, nagu piiblis on kirjeldatud. Aga me ei teadnud täpselt, kus see oli. Teadsime ainult, et see pidi olema lähedal. Kuni hiljuti paljastasid uued arheoloogilised väljakaevamised midagi uskumatut. Et täpselt siin all, selle palee keldrites on, mis? Vangla. Nii, et Pauluse vangla leiti üles. Ja see sobib täpselt nii, nagu piiblis kirjeldatud. See tähendab, et pretooriumi kõrval oli Pauluse vangistuskoht. Ja nüüd me läheme sisse ning tutvume Pauluse vanglaga. Ma tahan, et te vaataksid siia taha, kogu sellele alale, kus on sambad. See on palee, valitsushoone. Samuti seal kõrval on ala, kus me olime. See on pretoorium. Ja siin täpselt meie kõrval on trepid, mis viivad alla ühe tunneli algusesse. Ja see tunnel kulgeb palee all. Täpselt nii, ja see viib vanglasse, Pauluse vanglasse. Aliine, tead, kui sa rääkisid, siis ma mõtlesin, mitu korda ma juba olen siia Kaisarea Maritima tulnud, eks. Ja neid on lugematu arv, mõned korrad üsna hiljuti. Aga mind hämmastab, kuidas arheoloogilised väljakaevamised toovad meile alati uusi teadmisi ja kimmitusi, nagu see, mida me nüüd vaatama läheme. See tähendab, kas sa mäletad ka seda kohta? Ilma väljakaevamiseta, eks? Täpselt me jälgisime seda, me tulime siia palju aastaid tagasi, kui ütlesime, me teame, et see on selles piirkonnas, aga me ei tea täpselt. Hiljem nägime, et toimusid väljakaevamised, aga kui väljakaevamised toimusid, siis nad ei öelnud, mis see oli. Ja nüüd tõesti alles hiljuti avati see koht ametlikult ja avati avalikkusele. Ja sellepärast saamegi teile seda nüüd niimoodi näidata. Okei, lähme. Lähme, sõbrad. See piirkond on väga huvitav, sest kui see ehitati, siis nende varemete põhjal on näha, et siin, vaadake seda krohvi. See oli nagu tsistern, kuid hiljem muudeti see suureks vanglaks. Sellesse kohta mahtus 10 vange. See oli palju suurem kui see, mida me siin näeme, sest vangla algne kuju oli T-tähekujuline. See esimene tiib on see, kus me praegu oleme ja siin oli kitsenemine. Te näete, et see osa on kitsam ja siit läks veel 2 tiiba, üks kummalegi poole. Kuid seda ala siin pole veel välja kaevatud. Tulge siia lähemale. Te näete, et siin on sõna otseses mõttes mulda täis.
Nii et tulevikus, kui Jumal tahab, tulevad arheoloogid siia, eemaldavad selle ajutise tõkke, mille nad on pannud ja jätkavad väljakaevamisi. Ja paljastada selle koha keerukuse, paljastada kogu selle paiga terviklikkuse. Aga praegu oleme me kahtlemata Pauluse vanglas. Ja ta viibis siin. Ei rohkem ega vähem kui 2 aastat. Ja meil on ka teiste inimeste kohta andmeid, kes siia kinni jäid. Nagu ka ühe kristlasest naisvangi raidkiri, millele on kirjutatud. Issand Jeesus, aita Prokopiat. See oli tema nimi. see on huvitav vangla, sest see oli ajutine liine, kas pole? siin üleval toimus kohtuprotsess ja inimesed olid mõnda aega kinni kuni kohtuprotsessini ja vastavalt kohtuprotsessi otsusele võidi nad süüdi mõista. Surma pikaajalisele vangistusele kusagil mujal või vabastatakse. See oli võimaluste spekter, nagu see on ka tänapäeval. Täpselt. Selle vangla mõte ei olnud selles, et inimesed kannaksid siin mitmeaastast karistust, nagu Pauluse puhul, eriti kuna me asume valitsuskompleksi kõrval. Nad ei tahtnud, et kuberneri jalge all oleks tohutu hulk vange. Oli praktilisem tuua inimene siia, teda koha peal kohut mõista ja seejärel viia ta vastavalt kohtuotsusele tema tulevasse sihtkohta. Kogu aeg tuli siia vange ja viidi siit ära ning sõdurid ja vangid nägid Paulust siin 2 aastat. Võib-olla võis neile tunduda, et Paulus oli siia lihtsalt unustatud. Aga mida Paulus tõesti teadis, oli see, et kõik juhtuks Jumala plaani järgi. Ja Paulus arreteeriti mitu korda oma teekonna jooksul. Filippis, Jeruusalemmas, Kaisareas ja lõpuks Roomas. Ja just vanglast kirjutab Paulus osa oma kirjadest. Seda näeme samuti peegeldumas selles, mida ta oma kirjades kirjutab. Mina, Paulus, kirjutan selle tervituse oma käega. Pidage meeles minu ahelaid, arm olgu teiega. Palvetage ka minu eest, et kui ma räägin, antaks mulle sõnum, et ma julgelt teeksin teatavaks evangeeliumi saladuse, mille pärast ma olen saadikuna ahelates. Ma tahan veel, vennad, et te teaksite. Minuga juhtunu on isegi aidanud evangeeliumi edenemisele kaasa. Nii et kogu pretooriumi kaardivägi ja kõik teised teavad, et ma olen Kristuse pärast vangis. Ja on võimalus, et osa neist kirjadest kirjutati just sellest vanglast. Esiteks, sest me teame, et tal oli aega, ta veetis siin 2 aastat vangis. Ja teiseks, ka selles vanglas sees oli tal teatud vabadused. Ja Felix käskis 100-pealikul hoida Paulust vangis, kuid anda talle teatud vabadus ja lubada tema sõpradel teda teenida. Ja just need külastajad võisid talle tuua vajalikke materjale kirjade kirjutamiseks. Lõppude lõpuks ei olnud pergamendid ja tint tol ajal nii kergesti kättesaadavad nagu tänapäeval. Nii sai külastajad tuua talle vajalikke asju kirjade kirjutamiseks ning hiljem ka need kirjad kaasa võtta ja olla sõnumitoojad, viies need kirjad edasi. Kuni kristlike kogukondadeni, kellele need olid mõeldud. Mida me küll teame, on see, et enamik kirju kirjutati Rooma vanglas. Siiski on võimalik, et mõned neist kirjadest kirjutati just siin, kus me praegu oleme, Kaisarea vanglas. Pärast 2 aastat selles vanglas pöördus Paulus keisri poole, sest Rooma kodanikuna oli tal õigus saada kohtuotsus keisri ees.
ja siit lahkub ta teele Rooma poole. Paulus alustab siis oma viimast missioonireisi, kuid seekord vangina. Ja ta ei astunud enam kunagi Iisraeli pinnale, sest ta hukati Roomas. Kessarea on äärmuste linn. Väljaspoolt näeme ilu, kuid sügavamalt uurides näeme ka selle lugude keerukust. Täna räägime Pauluse kannatustest selles linnas. Aga me võime ka meenutada, et mõned aastad varem oli Kaisarea see koht, kus Peetrus ristis esimese mittejuudi, sajapealik Korneliuse ja avas evangeeliumi uksed kõigile rahvastele. Ja see võimaldas Pauluse missioonireisid ning hiljem ka tema kirjad erinevatele kogudustele ja rahvastele. no sõbrad, loodan, et teile meeldis tänane video. Palun ärge unustage panna laiki, et toetada minu tütart Aliinet. Loodan, et teile meeldis tänane video. Näeme järgmisel nädalal. Aitäh, isa! Pole